Ajalugu muide näitab praktiliselt seda, et nii pea, kui teil on olemas mingisugune hea tegevuslik organisatsioon, kes nii-ütelda päästab inimkonda, no kõige suurem organiseeritud kuritegevuse selline globaalne network on see kõik, mis on seotud selle kliima soojenemise ideoloogiaga. Te kujutage ette, millised lossid, autod, limusiinid ja nii edasi on selle kliima soojenemisega endale kokku korjatud. Ütleme siis nii. Nii pea, kui te näete, et kusagil keegi väga omakasupüüdmatult ja väga suurelt globaalselt hakkab tegelema mingite nõndanimetatud heade asjadega, või kindel on 50% läheb sellest rahast kellegi taskusse. Sellepärast muide, ka meie oma erakonnas, nii palju kui ma olen seda teinud on, mitte et ei oleks raha kuskile panna, teda ei olegi õieti, aga vähemalt me oleme püüdnud toetada selliseid asju nagu kiriku kogukonna, vahetult päästearmee organisatsioonid ja nii edasi, et need rahad ei liiguks kuskilt läbi riigi kaugelt ja kui tõesti meie omad tahavad kellelegi annetada nii, me vähemalt teame, kus on need vanade kodud, kus on need üksikud vanad inimesed, kellele me anname pihku viitungi vastu. Aga me ei lase seda kuskile kaugele minna. Nii et nüüd järgmine pilt, see oli nüüd vabast mehest. No see on lihtsalt niimoodi, et liberaalide hulgas on olnud väga mitmesuguseid inimesi. Tähendab iseenesest ta ei mõelnud halvasti. Tema tegi kriminaalõigusliku reformi, ütles igal inimesel on kohtus ka teatavad õigused, kriminaalseadusel ei tohi olla tagasiulatuvat mõju ja nii edasi. See oli Maximilien Robespierre, noor advokaat oma karjääri alguses. Ja siin on ta siis oma karjääri lõpul, tähendab see, siin on pea, siin on keha, näete, siin on väike vahe sees. Nii et ega teatud ideede levitamine ei ole ka liberaalidele alati tartud olnud. Nüüd edasi. Need põhimõtted vabaduse kohta. Tegelikult vabadus piiratud seal, kus annab teise täpselt samad õigused inimeste vabadus. Kui mina olen vaba valima oma õnne, aga ma oma õnne ehitan üles selle arvet, et ma võtan sinu õnnest tükki ära või lähen kaugemale oma õnne taotlust, siis on see keelatud. Ja selle jaoks eksisteerib õigus ja selle jaoks eksisteerib veel tähtsam vabade inimeste vaba moraal. Tähendab, üks kõige hullemaid lauseid, mis meie erakonnal mõnikord öeldakse, esiteks kasutusega väljend maruliberalism, ma ei tea, mis see siis on, aga ühesõnaga, et turuvabaduse tingimustes olla kõik lubatud. Tegelikult on just täppi pealt vastupidi. Kui me räägime eetikast ja kõrvutame seda siis kõigi need eelmiste projektidega, olgu nad sotsialismid või ükskõik mis asjad, tähendab, kus sulle antakse eesmärk ette ja öeldakse, kuidas sa pead käituma, siis millel baseerub kapitalistlik ehk vaba inimese tootmine? Mis on minu esimene mõte? Ma tahan äri käima panna. Ükskõik mis pärast. Ma lihtsalt tahan ärimees olla, tahan raha saada, tahan kuulsaks saada, tahan kõva poiss olla või ükskõik mida. Esimene küsimus, mis ma endale esitab, on see, mida nendel inimestel vaja on. Saapaid, riideid, juua, koolivihikuid, tsirkust. Mida neil vaja on? Ja kas ma saan neile anda seda, mida nemad tahavad? Esimene reaktsioon on just mõelda teiste inimeste peale. Ja kui ma leian selle koha üles, mida nad tahavad ja mida neil ei ole, vaid sinna ma tulen oma kaubaga sisse. Ja kui ma olen õige valiku teinud, siis sealt saan ma ka oma sisse tulla. Michael Rosenberg, kes tegi New York Timesist selle, mis praegu on kuskil 100 aastat, 1956, kuskil seal andis ainult lause, mis vahel oli isegi New York Timesi selline moto või niimoodi, mis ajakirjanikele. Seni ajani olete te sõbrad kirjutanud seda, mida te olete tahtnud kirjutada. Nüüdsest alates hakkab New York Times kirjutama seda, mida nemad tahavad lugeda. Tähendab, ja sellega muutub kogu see tegelik orientatsioon. Ja võt samal ajal, kui me räägime nendest rõngaslinnadest ja päikeselinnadest ja muudest sellisest asjadest, oletame, et ehitate seda sama Õismäe või Campanella päikeselinna, mis on kõige tähtsam.
kõige tähtsam on see, et ülemusele suudate aruande esitada. Et ma ehitasin nii palju ja muus ei ole mina süüdi. Linn võis kokku kukkuda, aga mina ei ole süüdi. Me võtame tänapäeva elus vallavalitsus ja firma. Mis on vallavalitsuse ametniku kõige tähtsam ülesanne? Palk ja see on ka, aga ei, aga tal on üks asi, mille pärast ta alati pea valutab. Ja see on paljude ametnike õudussurmad. Kõige tähtsam on see, et kaustad oleksid korras. Ja kui te mäletate Gogolit, siis ei ole midagi õudsemat, kui kaustas ta näeb kogu aeg unes, et tema ekstsellentsi allkirjaga paber on ära kadunud. Minge sama Oliver Kruda või kellegi juurde ja näidake talle kõiki ilusaid kaustu. No ja mis ta ütleb teile? Mul ei ole kaustu vaja. Näita mulle pangaarv. Tähendab teiste sõnadega, nii pea kui valitsemine läheb inimesest eemale, ta hakkab tegelema pseudoasjadega. Meil on ju praegu siin küll valdu, kellel on võlad kaelas, ei tea, mis kõik veel tulema hakkab, aga kes meie pole ainukesed. Seaduspärasus on teisigi. State County, väga rikas ja tore koht ja kõik Florida osariigis, kus kõik meie apelsinid tulevad ja need pankrat. Ega Ameerika ei tea ka, kus kohast seda maksma hakkab. Dijon, väike linnakene Burgundias, Prantsusmaa, sama lugu. Nii et pole me parematega halvemad midagi, vaid lihtsalt see, et seal, kus ei ole seda inimese suhet, inimese seda, sina tahad osta, mina tahan müüa, me vahetame ja nii edasi. Seal tekivad kõik võimalikud need kuritarvitused. Nüüd edasi. Selleks, et see vabadus kui niisugune toimiks ka majandus- ja makroökonoomika tasemel, peab olema nii, et inimeste käes olevad ressursid, tervis, ajud, oskused, rahad, tahtmised ja nii edasi, saaksid vabalt voolata. Kui ma tahan midagi osta ja mul on selle jaoks raha, siis peab olema võimalus, et ma selle kauba ikkagi kuskilt kätte saan. Ja oleks hea, kui neid kaubapartiisid oled palju, ma valin kvaliteedi vahel, ma valin teise asja vahel. Teiste sõnadega, kogu see rikkus voolab nagu vesi vabalt sinna, kus põhi on madalam ja vastavalt sellele, kus nõudlus on suurem. Teiste sõnadega, me hakkame võimalikult odavalt ja kvaliteetselt saama asju, mida nende ressursside juures on võimalik saada. Apelsine võib kasvatada väga hästi ka Põhja-Rootsi, aga see ei tasu ennast ära. Parem võtta nad Alžeeriast. Muide, üks kisa, see nüüd ei ole küll meie aadresse, aga see on rohkem nagu Isamaa inimesed ka oma lollused teinud ja nii edasi. Aga tähendab see kolhooside laiali ajamine ja kui meil väga palju räägiti sellest, et meil on Eesti põllumajandus hukka ajanud, et meil ei ole siin, ei kasvatata nisu ja nii edasi, nii edasi. Ma saan aru, et see on selline riski business, aga olete te tõesti kindlad, et nisu kasvatamiseks on Eesti väga hea koht. Puht klimaatiliselt. Argentiina oma tuleb tegelikult ju odavam pluss transpordikulud. Kuigi ma muidugi saan aru, et Raja Teele ütles, et tema läheb ainult põllumehele mehele. Aga kui te hakkate vaatama pikemas ajaloolises perspektiivis, siis kellest oleks tegelikult olnud tollel hetkel rohkem kasu, eks ole, Tõnisson oli vallavolikogus, temast oleks saanud kolhoosi esimees, Toots, Karja brigadir ja nii edasi, või Kiil, kes oleks üles võtnud Hugo Bossi Tallinna filiaali. Lihtsalt küsimus on selles, et meie kultuuripärand ise on niivõrd maale ja põllumajandusel orienteeritud, et me ei pane tähele, et nüüd konkurentsieelis. No mul ka seal valimisringkonnas tehakse kurki, muide väga head kurgid on, nad 2,5 korda kallimad. Mina söön vihaga lihtsalt selle võrast, et keegi peab neid toetama. Aga saate aru, see ei ole päris see optimaalne. Tegelikult WTO, Maailma Kaubandusorganisatsiooni põhikirja, selle GATT, General Agreement of Trade and Tariffs, selle seletuskirja üks esimesi lauseid on see, et WTO on maailma organisatsioon, mis on asutatud eesmärgiga, et kõik tarbijad saaksid kätte maailmas kõik kaubad nende parimas kvaliteedis ja odavaima hinnaga. Kui nüüd miski asi ei toimi, ei tööta, siis on see jällegi, eks ole, väljaspool inimest, väljaspool inimvabadust, igas need piirid, tollid, tariifid ja igas muud sellised asjad. Ja selle tulemusena võivadki tekkida sellised asjad nagu nälg.